Hei, vaatame, kuidas siis seekordne täiskuu, rahvasuus siis ka hirvekuu, meid seekord mõjutab. Sest täiskuu teatavasti on päris võimas aeg, kus vanast lahti lasta ja kus toimub suur transformatsioon enamasti. Nagu kiirabiarstid ja politseinikud teavad, siis täiskuu ajal juhtub kõige rohkem õnnetus, igasuguseid veidrid asju, sest tahame me seda või ei, siis planeetide seis meid ikkagi mõjutab. Nii et vaatame siis, mis toimub. See täiskuu kutsub sind vaatama teemasid, millega sa tegelikult ei ole rahu teinud. Eriti, mis puudutab materiaalseid ja rahalisi asju. Et kui on olnud selline kahevaal olek, et kas ma seisan enda eest, ei seisa enda eest, kas ma võtan selle vastu, ei võta, kas ma küsin rohkem raha, ei küsi. Sellised õiglusalased ja õiglust üldse siis puudutavad küsimused, mis on just siis külluse ja materiaalsetel teemadel. No, need tulevad esile, et kõik, kus sa oled pannud müüri ette, ei taha kellegi vaielda, las ta olla, mis seal ikka, mis mina. Sellised hoiakud, need tulevad nüüd päevakorda. Näitab sellist viha, mis on enda sisse justkui maetud ja selline tunne, et sa oled millestki või kellestki eemale tõmbunud, et lihtsalt oma elu ise juhtida, mitte selle asjaga jahmerdada, aga tegelikult sisse on see ebaõigluse tunne. Ehk siis asjad, mille juures sa oled minema kõndinud, aga endale valetades, et justkui sul ei oleks seda küllust vaja, mida sulle siis pakuti või mida see võimalus oleks sulle pakkunud. Kutsutakse seda siis vaatama. Siin viitab sellistele suhetele või pakkumistele, mis justkui, käivad käsikäes siis suhtlusprobleemidega, et pakutakse küll küllust, aga seal on mingid konksud või mingisugused sellised tingimused, millega ei tahaks väga rinda pista, sest alati tasuta lõuna ei ole tasuta, nagu me teame, et selles mõttes näitab siin, et kui vähegi võimalik, siis katsu leida mõni idee, kuidas rahulikult, poodu on siis see seisak, eks ju võttes endale aega, et kuidas see raha siis kätte saada või see küllus siis kätte saada, ilma et see sind täiesti ära väsitaks, et kui sa selle teise inimese või teiste inimestega peaksid koostööd tegema projektide või mingite ideede osas, et siis ma näen keegi hakkab mängima, triksteri energia, kas siis tahtlikult või siis oma mingisugustest alateadlikest mustritest, keegi hakkab sinuga mängima, et kuidas siis jääda praktilistesse asjadesse selle asemel, et mingisuguseid emotsionaalseid mänge kaasa teha. Et kutsutakse sind üles oma intuitsiooni usaldama, jääma rahulikuks, diplomaatiliseks, aga samas mitte alla andma. Et kui on midagi, mis tundub ebaõiglane ja sulle on see küllus määratud, võib-olla siin on ka pärandil ka võib tegemist olla, siin on mingid mustrid, pere ja küllus, et siis selle asemel, et seda silda läbi lõigata täiesti, siis jää targaks, rahulikuks, võib-olla isegi õpi selle kohta, et kuidas siis seda lugu enda kasuks pöörata, sest targem annab järele, eks ju, ja oma energia sellist välja tasub ju kaitsta tõepoolest, aga samas, miks anda alla lihtsalt hirmude tõttu, kui sul on võimalus oma maailm täiesti uueks pöörata ja midagi tähistada, midagi saavutada. Siin võib ka viidata palgatõusule, tööalastele asjadele, see tuleb just esile siin, et ei taha sellega tegeleda, tunned, et tegelikult see ei ole õiglane, mis palka ma saan, et ma ei tea, 5 aastat olen samal kohal töötanud ja ikka teistele makstakse rohkem, mul ei maksta, aga mis mina, muuda see suhtumine nüüd ära ja usalda oma sisetunnet, et sind aidatakse, kui sul on seda vaja. Et räägi oma selliseid lugusid, arvamusi ja anna endale võimalus, et uued uksed avaneksid siis kas tõesti karjääri, raha või külluse teemadel. Et isegi kui praegu tundub, et asjad on seisakus, ei tahaks sellega tegeleda, sest sa kardad reetmist ja ärevus on ka, siis tegelikult mulle näitab, et on viis sellest olukorrast välja tulla nii, et sina oled võitja. Kui sul on keegi, kes on manipuleeriv oma olemuselt, siis nad ei ole ausad, siin on valetamisele viitab ja segavad justkui jälgi või ütlevad ebaselgelt või kuidagi ei anna mingit konkreetset vastust. Isegi kui sa küsid palgatõusu, siis sulle ei anta mingit konkreetset vastust. Et siis parim viis on ole hästi selge, mida sina soovid.
kui inimene ei võta vastutust ja ütle midagi, siis küsi kirjalikult tõend või vastus või mingi konkreetne selline lõpetatus asjale ja teemale, et siis sa saad edasi liikuda. Eriti on hea kirjalikult saada tõendeid, sest et see on ainuke asi, mis on seaduslikult siis tuvastatav, et on selline vestlused olnud. Ja näitab, et jällegi näitab seda jada, et on just kui see tahaks pigem üksi olla, tahaks minema minna, see on liiga palju stressi, tahaks selle ära lõpetada ja lihtsalt olla omaette tark, aga pea siis ikkagi silmas seda rahalist poolt, et kuidas tulla võitjana sellest välja. See on nüüd, eks ju, täiskuu tuleb need vanad inglise keelt liiga palju rääkinud täna klientidega, et täiskuu toob need vanad mustrid välja ja tõepoolest siis sulle antakse seda võimalust karma ümber pöörata, selles mõttes, et kui sa enne oled kuidagi alla andnud või oled liiga lahke või käega löönud, siis nüüd on võimalus mitte kõrval astuda, luua see õiglus ja seega ka endale elust stabiilsus, sest me peame ikkagi enda eest välja astuma. Ja ei saa alati olla see lahkekene, see diplomaat, see, kes lihtsalt minema kõnnib ja kõigile teistele midagi annab. Et siinkohal, siin on see kõlkumine, et kas ma tahan siis seda rahu, see sümboliseerib sellist rahulikku olemist, või tahan küllust, olen siis kahe vahel siin, eks ole. Ja tahaks olla see, kes on diplomaat ja tasakaalus. Aga natuke on vaja olla keiser, mitte keisrinna. Selles mõttes, et keisrinna on see hoolitseja, see pehme lähenemisega, see, kes teisi hoiab, teised esikohale seab, võib-olla isegi see on selline emalik energia ja see on selline isalik energia, kes läheb ja teeb, kes loob, kes on enda juht. Et nüüd on vaja tulla sellesse energiasse. Et kui sa tunned viha seesmiselt, kui sa millelegi mõtled, kuidas asjad on jaotatud, näiteks ühiskonnas ka ju, ega siis raha on üsna ebavõrdselt jaotatud, et see, kui palju sa tööd teed, ei tähenda, kui palju sa palka saad, eks ju. See on see vana tõde ja seetõttu tuleb meil ka kollektiivselt enda eest seista, sest kaua võib. Nii et julge välja öelda asjad ja ma näen, et selles mõttes näed siis asjad liiguvad edasi. Ja ta tuleb siit uuesti jälle need samad kaardid ja näitab, et siis kulminatsiooniks on see, et sa liigud edasi tegelikult ja elutervel moel. See ei pruugi alati olla, et sa saad täpselt, mis sa tahad, aga usalda, et universum annab selle, mis sul on vaja. Ehk siis kui sa ei saa palgatõusu näiteks, siis võib-olla see ärgitab sind endale uut tiimi, uut tööd leidma. Et ma ei näe, et sa saaksid sealt midagi negatiivset sellest, et sa küsida võib alati. Aga üldiselt ma näen, et ikkagi see tulemus, mida sa soovid, jällegi näitab see, mida sa tahad, ikkagi sa saad, nii et ma oleksin üllatunud, kui sa ei saa palgatõusu või paremaid tingimusi või ei võida selles vaidlusprotsessis, mis iganes siis puudutab neid varalisi asju. Nii et julge siis seista enda eest. Paljudel tulevad esile ka peremustrid tõesti, et kuidas näiteks pärandid ja mingid sellised asjad on ära jagatud või sellised varalised asjad. Et tõepoolest siis tegele sellega, mis on õiglane, kui sa tunned, et ma ei tea, keegi sai rohkem kui sina ja see on ebaselge, küsi miks ja kas seda saaks kuidagi balanssi tuua. Et selline reedetuse tunne natukene viitab ka sellele, et tegelikult tahaks seda emalikku hoidvat energiat teistelt. Võib siin ka emateemadele väga tugevalt viidata, sest keisrinna tuli jälle esile, et tahaks, et keegi aitaks ja toetaks siis, kui sa tegeled millegagi, mille vastu sul on kirg, et senimaani kuidagi on selline edasi-tagasi pendeldamine, et kas ma teen seda, ei tee, ma ei ole kindel, selline natuke välispidine toetus otsimine, kiitus otsimine, julgustus otsimine, et seda ei ole tulnud piisavalt ja seetõttu on sees segadus, on see ikka õige tee, ei ole päris kindel, aga viitab sellele, et
viitab sellele, siin on mustrid, peremustrid tulevad siis esile, et kui sa oled ära lõpetanud, torn on siis asjade lõpetamine, asjad, mis tegelikult oleksid võinud sind viia kaugemale, asjad, milles sa oleksid võinud teisigi õpetada, ehk siis sinu anded, sinu oskused, et siis kuidagi sa jätsid ise ennast neist kõrvale, ei läinud oma eesmärke jahtima nii-öelda, ennast edasi arendama, sest see tundus vastutustundetu, sest keegi jälle see manipuleeriv energia kuidagi tekitas sus abituse tunnet ja pidi tulema see diplomaat. See võib tulla lapsepõlves, näiteks vanemad vaidlevad, see võib olema see diplomaat seal keskel, kes on vaikne, ei väljenda oma vajadusi ja siis tekib selline süütunne ka veel peale kauba, et kuidas ma julgen üldse midagi tahta justkui, et sellega on aeg nüüd rahu teha. Vaatage enda sisse, võib-olla su vanemad tahtmatultki isegi, võib-olla lihtsalt ei suutnud sind kuulda, kui sa väike olid ja väljendasid oma vajadusi, et nüüd julge olla tugev ja neid väljendada, et uued uksed avanevad ja selline mitte ära otsustamine, millega ma tahan tegeleda, asenda see nüüd siis tõesti sellise julgusega ennast väljendada, isegi siis, kui see viib vaidlusteni, ebakõladeni inimestega su elus. Usalda, et sa suudad need selged piiri tuua, kui on vaja ja edasi minna selle kiuste või sellest sõltumatult, kui su lähedased sind ei mõista selles, et mida sa nüüd teed, et uus maailm on su ümber ja kui sa särad, siis õiged inimesed näevad sind. Kui sa mängid kedagi teist, siis kuidas sinu hingesugused sind ära tunda saavad, see võtab siis aega, me peame üksteist kuidagi ära tundma ja võib-olla peaks tõesti panema tähe otsa ettama kõik ja siis me tunneme üksteist ära tähelapsed, tähed tuleb ju kogu aeg, et see tähe energia on sinus voolav, sa ei oleks ilmselt muidu siin, kuigi minu lugemised on võrdlemisi maised võrreldes nii mõnegi teise lugejaga siiski. Et see, et sa oled siin, näitab, et sinus on see energia, see maagi energia luua, elada kastist väljaspool ja näitab sõpruskonda, kokku tulemas sõnumeid sulle ja külluse loomist. Et see käib meil kollektiivselt ja koos, sest kõik need ühiskonna alad nagu loovus, eks ju, kunst, muusika, spirituaalsus on nii maha tehtud rahalises mõttes, et kõik peaks justkui tasuta tööd tegema. Samas kui ehitajad, mingid sellised maised alad, jalgpall, eks ju, mis siis loob furoori meedias, sellised füüsilised alad on palju kõrgemini tasustatud. Et on aeg seda muuta. Et see, et midagi sa käega katsuda, ei tähenda, et sellel ei ole väärtus. Ja me peame kollektiivselt lõpetama võib-olla sellise enda mitte väärtustamise. Kui sa väärtustad ennast, siis väärtustab sind ka ülejäänud maailm. Nii et julge küsida õiglast tasu, julge olla avatud uutele pakkumistele ja tegele oma ebapiisavuse tundega, kui see üles tuleb. Sa väärid küllust, sa väärid head elu, luksust, miks mitte? Võime ka off-grid elada ja ikkagi luksuslikult seda teha. Ilusates riietes käia või mitte riieteta käia, mis iganes keegi tahab, aga see ei tähenda, et me peame elama nii, et meil ei ole küllust. Nii et julge siis seda nautida. See ongi see muster, mis nüüd täiskuu poolt siis esile tuuakse. Et selline hirvekuu hirv, eks ju, kui selline on tegelikult ju graatsia, pühalikkuse, naiselikkuse sümbol mõnes mõttes. Kuigi see kuu on seotud just meeshirvega, ehk sellest naisenergiast sinna mehelikku kasvamine selles mõttes, et need sarved on hirvesokul ju päris suured ja võimsad tegelikult ja suudab ennast kaitsta küll, kui vaja. Nii et sellisesse energiasse siis astugi ja kaitse seda, mis on õiglane ja mida sa väärid. Head toimetamist. Kui on mingeid küsimusi, anna teada. Olen olemas, saame lugemisi teha. Aga seniks järgmise korrani. Tšau!